töötab, toimib vist. Ja natuke vist heli juurde keerata igaks juhuks. Ilus on see Eestimaa meil. Ilus küll, aga millegipärast inimesed tahavad ära minna siit. Ja kui aus olla, siis ei saa seda neile ette heita, sellepärast et kui vähegi nagu veeta aega parema kliimaga piirkondades, siis tõesti mõtled, et kellel seda märga ja külma ja niisket vaja on. Ja maailm rohkem globaliseerub ja piirkonnad, ma ei ütlegi riigid, vaid ma ütleksin, kasutaks sõna piirkonnad intelligentse ja nutika ressursist võitlevad. Ja see, et meie näeme vaeva ja tahame oma noori siin kinni hoida ja ei taha oma arste lasta Soome või ei taha saata oma füüsikuid Ameerikasse, vaid pigem siin Eestis hoida, et see on samane nii Soomele, Rootsile kui kõigile teistele ja me ei ole siin midagi ainulaadset. Aga kuna üldine konkurents ja olelusvõitlus käib kõikide selliste piirkondade vahel, siis on selge see, et me vajame mingit head plaani või kava, kuidas selles võitluses toime tulla. Ja Ants juba kiitis Eesti Infoühiskonna arengukava 2020, Ants siis oli ikka sul väga suur osaline, nii et aitäh sulle ka selle panuse eest. Et kokkuvõttes võib tõesti öelda, et päris hea plaan on kokku saanud ja teistpidi on hea, et kui me peame tänama siin selle koosviibimise eest Saksa maksumaksjaid, kes on selle kõik kinni maksnud, siis veel sügavam kummardus tuleb teha Saksa maksumaksjale selle koha pealt, et see Infoühiskonna arengukava ja sellega seotud rakendusplaan, et see on ka nii-öelda Saksa maksumaksjate poolt sponsoreeritud, et me tõesti järgmised 7 aastat oma konkurentsivõimet sakslastega võrreldes suudaksime tõsta. Et sellest tuleks neil isegi võib-olla eraldi aplaus teha kuskil konverentsi lõpus, eks, et võtaks selle meelde. Aga Infoühiskonna arengukavast saab rääkida väga pikalt. Ütleme nii, et kui kõik teemad korralikult läbi käia, siis minimaalne ettekande pikkus oleks kuskil 2,5 tundi. Kahjuks mul ainult pool tundi. Ja seetõttu nagu sai sealt välja rõhutatud, vabandust, slaid on inglisekeelsed, et see välja toodud või välja rõhutatud 6 olulisemat läbimurret ja sellest 6 läbimurdest ma üldse rääkida tahaksin täna 3. Ehk siis ma ei keskendu ülikiirele internetile, mida me niikuinii nii-öelda Eestisse igale poole siis katsume vedada ja veame. Ma ei tahaks rääkida sellest, et kuigi me oleme e-riik, siis vaadates kas või meie e-kaubanduse näited või vaadates neid näiteid, mida tõesti inimesele e-koha pealt igapäevaselt vaja on, välja arvatud siis pankade, telekomide ja riigi iseteenindused, et me oleme suht kehvakesed. Et ütleme nii, et kui me oleme Euroopa Liidu keskmisest poole kehvemad e-shoplejad ja e-poest on osta kaupa vähemalt 20-30% odavam, siis mis e-riik me oleme? Et kui me ei taha raha kokku hoida, kui me tegelikult ei taha säästa, tehnoloogia on olemas ja oma arvast peaksime oskama kasutada ka, siis me tegelikult ei kasuta. Me oleme Euroopa Liidu, ma ei räägi Ameerikast või ma ei räägi Rootsist, need on numbrid absurdi juba lähevad, et me räägime Euroopa Liidu keskmisest, me oleme poole kehvem. Ehk tegelikult meie interneti kasutusoskus, meie teadlikkus, kuidas üldse IT kaudu oma elu paremaks teha, kuidas ennast sõna otseses mõttes nagu elus paremini toime tulla, kuidas rohkem säästa, need teadmised eestlastel on suhteliselt tagasihoidlikud. Statistika peegeldab seda. Mis tähendab seda, et selle teemaga tuleb eraldi tegeleda, see peab olema riigi jaoks ka oluline nii-öelda funktsioon või ülesanne, sest jah, ühelt poolt me peame tegelema sellega, et oleks suurem eksport, me suudaksime suuremaid palku maksta, ehk siis me peaksime suutma teil kõigil eestlastel tulubaasi suurendada. See on loomulik, jah, seda peab tegema. Aga igas ettevõttes mitte ainult tulubaasi ei ole vaja suurendada, vaid ka kulubaasiga tuleb tegeleda. Ja kui me õpetaksime, me oleme suhteliselt teadlikud seda, kuidas ehitada energiasäästlikke maju. Me teame seda, et talve tulekul, kui aknast tuleb külma tuult, tuleb aken ära toppida, et siis nagu on säästlikum. Need teadmised on meil olemas. Aga see, et see vidin maksab 50% internetis vähem, kui siit altpoest minna osta. Teadsite? Ostate?
Kes on viimase 6 aja jooksul kasutanud e-kaubandust rohkem kui 2 korda? Aitäh, statistika saalis kinnitab üldist statistikat. Ühesõnaga, see on see wiser use of the internet, et sellest me nagu ei räägi. Ja ei räägiks ka sellest viimasest, aga väga olulisest punktist, mis puudutab seda Eesti head mainet, et selle ma ka katan ära selle kasvava konkurentsvõime koha pealt. Ühesõnaga, miks see keskmine osa on tehtud selliseks paksuks, et miks on just sama konkurentsivõime kasv nagu number 1 teema meie jaoks arengukavas ka, on see, et kokkuvõttes me saame rikkamaks muuta ainult sõnu sellele, kui meie eksport kasvab. Kui me toodame rohkem ja suudame seda välja müüa rohkem, loome rohkem lisaväärtust ühe inimese kohta, ainult see saab kasvatada meie kõigi keskmist palka. Järelikult konkurentsivõime teiste piirkondadega võrreldes peab tõusma. Ja kuna IT on läbiv horisontaalne kiht kõikidele erialadele, mitte ainult nagu IT-sektorile endale, siis on loogiline, et see on nagu number 1 tähelepanu all. Aga enne veel, kui ma lähen tõsiste teemade juurde, ma ühe väikse video tahtsin lasta selle sama, et miks see ultra fast internet siin ees on, et miks see nii oluline on, et lihtsalt teile meelde tuletada natuke ajalugu. Et näitame ühte videot. Meie klientidele on oluline kiirus, sellepärast nad valivadki meid. Ja tead miks? Sest meiesugune on sündinud teel. Nad on igat kui mürgas, tule pealt. Tead, milleks on raskused? Selleks, et neid võita, selleks, et neid võita. Ja olgu ilm milline tahes, üksik hunt jõuab alati kohal, alati. Nüüd läheb natuke aeg. Millise tee valid sina oma teate edastamiseks? Digitaalne multiteenusvõrk ISDN. Suhtlemine kiirteel. Mäletate veel reklaami? Mis aastast oli? Need, kes ütlesid 99, et neil oli õigus. Ehk siis see oli ISDN-i reklaam, mille Eesti Telefon kunagi tegi. Kas keegi mäletab ka seda, mis kiirust nad pakkusid? 128 kilobitti ja see oli see kiirtee, oli 128. Ehk siis, ja kui te kujutate ette, et te praegu oleks täpselt samasugune nagu võrgukiirus, siis tõenäoliselt saadaksite mind siit minema öeldes, et ükskõik mis jutt sa räägid, et pole tähtis, et tee meie võrk korda. Ja täna me räägime 100 megabitist miinimum juba, et jutt hakkab gigadesse liikuma. Ja täna on nagu lihtne küsimus mulle muidugi alati, et miks seda ülikiiret internetti üldse vaja on, siis kui ma käest esimest korda küsiti seda umbes kuskil 3 aastat tagasi, siis ma ütlesin, et ma ei tea vastust, miks seda on vaja, aga mul on tunne, et on vaja. Täpselt samamoodi nagu tollel ajal, kui see ISDN-i reklaam tehti, et keegi nagu ei kujutanud ette, et miks võiks olla nii suurt kiirust, 128 kilobitti vaja. Täna enam ei küsi keegi niimoodi. Aga ühesõnaga võrgu me ehitame, et sellest rohkem meil mõtet rääkida. Nii, lähme edasi. Infoühiskonna arengukava üks võtmepunkte või põhiteemasid lisaks rahvusvahelisele konkurentsivõime kasvule on Eesti kokkupanek või toimimapanek ülejäänud maailmaga järgmise 7 aasta jooksul. Ehk siis igasugused tegevused, ütleme nii, et me hakkab Eesti sees hakkab asi nagu valmis saama, mitte valmis saama, aga ütleme, piisavale tasemele jõudma ja oleks aeg liikuda väljapoole. Pakkuda oma teenuseid, pakkuda oma kompetentsi, pakkuda oma kogemust väljaspool Eestit. Ühelt poolt on see tegevus juba pihta hakanud. Nagu te teate, Eestis on hajusarhitektuur, me võime kõik välised süsteemid võiksime oma süsteemidega nagu stepslis kokku lükata. Probleem on väga lihtne. Pole kellegiga stepslit kokku panna. Puudub lihtsalt suutlikkus. Ja veel hullem, mis on puudu kogu sellise integreerimise juures, puudub vajadus. Business case ei ole. Ehk siis, kui me vaatame seda, et Eesti võiks kokku panna oma süsteemid Rootsiga, Suurbritanniaga, siis väga lihtne küsimus on, milleks? Mis me siis sealt liigutama hakkame? Mis infot siis sealt tulema peaks hakkama?
Situatsioon ei ole päris lootusetu. Meil on Soome. Eelmise aastani Soomes töötavad eestlased pidid Soome maksuametile esitama paberi. Mis tähendab seda, et Soomes töötav eestlane tuli Eestisse, läks maksuametisse, maksuametit printis välja paberi, inimene võttis selle paberi, sõitis tõenäoliselt laevakesega tagasi Soome, andis selle Soome maksuametnikule, kes lõi selle paberi oma infosüsteemi sisse. Ja niimoodi 20 000 tükki. 2 IT-mõistes maailma tippriiki vahetavad informatsiooni sellisel moel. Nüüd toimus ainulaadne innovatsioon maailmas. Ansip ja Katajainen kirjutasid digitaalallkirja, maailma esimene, koostöörememorandumile, kus Soome võtab üle Eesti XD ja Soome maksuamet on ka juba esimesed teenusena peale loonud, mis ongi see sama, et nad küsivad nüüd otse Eesti maksuameti süsteemist. Loomulikult meie inimene peab ütlema, et ta on nõus sellega, et seda küsitakse. Aga ma ütlen teile ühe saladuse. Minul teadaolevalt on see hetkel ainukene business case, mis tõesti on business case, kus see investeering tasub ära. Et me peaksime mõtlema niimoodi, et vähemalt 1000 inimest peaksid saama sellest teenusest kasu, et siis on mõttekas, et 2 riiki oma asutustes hakkavad tegema mingit innovatsiooni. Kokkuvõttes IT-lahendus ikka maksab mõned 100 000 ja testimine ja kogu selle halduskulu ülevalhoidmine, kõik see maksab midagi. Et kui 1000 inimest on see piir. Ja on küsimus, et kas on veel riike, kellega meil see vajadus on nii suur? Okei, siin on peretoetused ja mingisugused pensioniteemad, et inimesed elavad erinevates riikides, et siin vaikseid kohti on, aga palju ei ole. Samas hakkab tulema. Tervishoiuteenused muutusid vabaks, iga inimene võib Euroopa Liidu piires käia ennast ravimas seal, kus ta tahab, kui tema enda riigis antud teemas on pikk järjekord ja antud riigi siis haigekassa peaks kompenseerima selle sama kohaliku riigi hinnakirja järgi selle operatsiooni tasu teisele riigile. See peaks tekitama mingi teatava voolu meditsiiniteenuste tarbijaid Eestisse, sellepärast, et me üldiselt oleme odavamad kui teised riigid. Ja nüüd, kui see inimene sinna oma ravitud saab, siis me hea meelega tahaksime anda temaga kaasa teatav hulga meditsiinist informatsiooni, sest meil on ju e-tervis. Pistik on olemas, aga kuhu panna? Ei ole. Tuleb siis pulga peal kaasa anda. Miks oluline on kõik, on see, et ütleme niimoodi, et see maailm, mis meil on välja kujunud, XT, mis meil on välja kujunud Euroopas, need reeglid hakkavad välja kujunema. Ja hästi tähtis on see, et kes need reeglid teeb. Sest kokkuvõttes, kui need reeglid teevad sakslased, tuleb üks maailm, kui need reeglid teevad eestlased, tuleb teistsugune maailm. Ja loomulikult iga riik võitleb selle eest, et tuleks võimalikult see maailm, mis temal on, sellepärast, et siis saavad võimalikult vähem oma asju ümber tegema. Loogiline. Ja praegu on tähtis, et võimalikult paljud riigid, nüüd siis ka näiteks Soome või UK, et XT testpiloot pandi püsti ka nüüd Britimaale, et võimalikult paljud riigid läheksid seda teed, mis meie lähme, sest siis me saame kujundada kogu seda arhitektuuri ja kogu seda tehnoloogiat enda vajaduste järgi. Ma ei kiusa teid rohkem sellega. Ma tahtsin paari pilti veel näidata. Miks selline üle piiride liikumine veel oluline on see, et siit võime saavutada täiendava julgeoleku garantii. Ehk siis täitsa ilma naljata on infoühiskonna arengukavas pandud üheks ambitsiooniks või punktiks see, et me peaksime olema suutelised oma riigi jätma toimima isegi siis, kui riigi territoorium on okupeeritud. Mõte on selles, et kui peaks korduma näiteks aasta 1940 sündmused, et kuidas me saame jätta ikkagi riigi toimima. Kui sa vaatad riigi definitsiooni, siis on seal suhteliselt lihtsalt nagu nõuded. Kas me valimisi suudame korraldada? Digitaalselt, nii et kõik internetis on. Suudame. Kas me kohtu suudame toimima jätta internetis, nii et üks mõtlen, kohtunikud toimiksid täitsa nagu lokatsioonid sõltumatult, et suudame. Maksusüsteemi suudame toimima jätta, kogumisega võib natuke raskusi olla, aga suudame. Valitsuse tööd suudame teha e-valitsusega, suudame. Siit natuke edasi mõttes, ega väga palju jäägi puudu. Ainuke, mis puudu on territoorium. Aga samas, mõelge, kui ilus see on. Su riik on okupeeritud, aga sa ikkagi toimid.
ma mõtlen selles mõttes toimida, et sa suudad isegi olümpiale oma sportlasi saata näiteks. Et see tekitab täitsa nagu uue nagu lähenemise, uue mõtteviisi selle koha pealt, et miks siis võtta seda riiki ära, kui seda tegelikult ei ole võimalik võtta. Et sulle vägede sisseviimine ei anna mitte midagi, sellepärast nad jäävad riigina toimima. Kõik inimesed ikka maha ei löö, et selles mõttes nagu või Siberisse ei saada. Isegi saadad, nad ikka toimima. Netti ei saa ära kaotada igalt poolt. Et see toob täitsa uut moodi mõtteviisi ja ma saan aru, et esimese hooga see kõik tundub teile maru absurdne, aga me ise seal IT-inimeseks me oleme natuke hullud ka, me oleme selle mõttega juba üks 3 aastat elanud ja mida rohkem me selle peale mõtleme, seda rohkem meile meeldib. Et miks mitte? Et saavutada selline täiendav julgeoleku garantii. Miks selliste hullude mõtete mõtlemine on oluline? On see, et kui me jõuame järgmise punktini, milleks on see puudusid. International competitiveness või ütleme rahvusvaheline konkurentsivõime, siis ainuke võimalus silma paista või üldse ellu jääda ongi selliste ideedega tegeleda või üldse katsetada selliste radikaalsete muutustega. President on mitu korda toonud seda näidet, et Euroopas on 3 riiki, kellel puudub igasugune identiteet. Ehk siis, et kui sa lähed nagu New Yorgi tänavale, ütled seal sõna Läti, siis tõenäoliselt nagu, ei midagi. See ei seostu mitte midagi. Tšehhidel on õlu ja praha, sakslased jäävad ka seas või alles mõttes nii kõik, rootslastel on APA ja soomlastel on Nogi ja nii ta läheb, eks, aga Läti. Eestis ja Leedus teab keegi Lätit, aga mõtlen, et nagu kaugemal. Teine riik, kellel puudub igasugune identiteet Euroopas, on Slovakkia. Teab keegi midagi, oskab keegi nimetada mõne Slovakkia toote. Jääoki on kõva neil muidu, aga toote suudab keegi oskada. Ja 3. veel mõni aasta tagasi selles listis oli Eesti. Ehk me ise mõtleme, et ilus loodus ja puhas õhk ja kõik need muud kiftid argumendid, eks, aga sorry, need argumendid ei müü. Ja kui me vaatame seda asja ettevõtja seisukoha pealt, et kui sul on mingid tooted ja sa tahad minna nagu Saksamaale müüma või sa tahad minna Ameerikasse müüma või sa tahad Brasiiliasse minna müüma, siis kus sa tuled? Kes sa oled? Elbonia. Dilberti koomiksit olete ju lugenud. Seal on maa nimega Elbonia. Selle maa nimetus tuleb Albaania ja Estonia sümbioosist. See on Wikipedias kirjas, võite lugeda selle seal. Ma isegi võin nagu refereerida. Elbonia. Ehk siis kohe assotsieerub see, et see on mingi väike riik, ebakvaliteetne. Ma ei tea, kas ma tahan teiega üldse rääkida, mul ei ole teid midagi osta. Te olete nii väike, teil on tootmismahud nii väiksed, ma isegi viitsi teiega rääkida üldse. Ja see on kokkuvõttes see, et oma Nokia ehitamine on tore, sul on mingi bränd, jumal tänatud, et meil on Skype, vähemalt niigi palju saame endale vihjata, eks, aga sa ei ole rahvas konkurentsivõimeline, kui sul ei ole oma lugu. Eestil on tekkimas oma lugu. Ja see on sama nagu e-valitsemise kaudu. Et meie e-valitsemise lahendid, meie e-valitsemise efektiivsus on ainulaadne. Et see on märkimisväärne ja olukorras, kus kõik riigid on võlgu, välja arvatud Eesti muidugi, kohe tuli meelde see lause, Eestimaa on võlgu millegi pärast. Me ise võime olla võlgu pankadele, aga ütleme, et Eesti ei ole võlgu. Et kui kõik riigid on võlgu, nad teavad seda, et kulud peab kärpima, kulud peab kokku hoidma, esimene töö, mis sa teed, sa vaatad ringi, mis teised riigid on seda teinud, Eesti. Ja järjest nad kopeerivad. Kui meie oma naabrid kopeerivad, eks. ID-kaart, kasulik leiutis, digialkiri, kasulik leiutis, võtame üle. Mis tähendab seda, et meie, kui me tahame üldse silma paista, kui me tahaksime üldse rahvusvahelises meedias olla üldse pildil, peame kogu aeg leiutama midagi muud. Ja miks me peame olema seal pildis? Me peame olema pildis sellepärast, et meie ettevõtjatel ei ole nii palju musklit või nii palju jõudu, et oma brändi või oma kuvandit luua. Ehitada üles nagu Nokia tasemel bränd või ehitada üles Coca-Cola tasemel bränd või see on ikka üüratu töö. Kusjuures tõenäoliselt ei suuda isegi praegu, ma ütlen teile mõne brändi, okei, Coca-Cola tõenäoliselt ütlete ära, see on Ameerika, aga ütleme, et kui öelda nagu mõne muu riigi
nende mõttes väga tuntud bränd, meie lokatsioonis võib jätta täitsa nagu külmaks, et ei teagi täpselt, kus kohast tuleb. Et mõte ongi see, et see on meie töö, see on nagu ühine panus, et kui riigist räägitakse ja riigis räägitakse head, siis kohe assotsieerub sellega ka ettevõtluse jaoks nagu positiivne foon. Täpselt kui mõtleme Saksamaa, te kõik mõtlete kvaliteet, sest Saksa kvaliteet on ju tuntud. Mõtleme teile Jaapan, siis te ütlete kõik kõrgtehnoloogia, high-tech. Samas mingi Jaapanisse koha peale vaadake, mis on Jaapani infosüsteemid, mis on Jaapani dokumendihaldussüsteemid. Ma ütleks nii, et kiviaeg on hästi öeldud. Väga lihtne probleem. Seal ühiskonnas ei ole isikukoodi. Kui ühiskonnas ei ole isikukoodi, teie, kes te olete ikkagi IT-ga seotud inimesed, saate kohe aru, erinevaid registreid, erinevaid informatsiooni ei ole võimalik kokku panna. Kui puudub ühine nimetaja, ei ole võimalik liita. Ei saa. Jaan Tamm ühes registris, Jaan Tamm teises registris. Isikukoodi ei ole. Kus pand kokku? See tähendab seda, et inimesed jooksevad paberitega täpselt nii palju, kui vaja on joosta ja kõik see, millega me oleme nii harjunud, et väike e-teenus ja jälle tuleb. Ei saa, pole olemas, pole võimalik. Ei olegi enne võimalik, kui ei ole isikukoodi. Eks nende suurim reform, mida nemad järgmised 3-4 aastat teevad nüüd, ongi isikukoodi juurutamine. Eks see on see meie efektiivsus, meie võit, see on meie innovatsioon. See on meie innovatsioon, mis toimus 20 aastat tagasi. Teine innovatsioon, mis me tegime, oli ID-kaart. Kopeerisime soomlastelt. Väga kark, väga õige. Taanlased tegid 2005 aastal ära e-arved. Siiamaani on kopeerimata. Kah mul e-riikne. Kui kõik Eesti ettevõtjad kasutaksid aktiivselt e-arveldust, raamatupidajate muidugi kurb uudis, aga mõtlengi nii, et neid oleks poole vähem vaja. See on natuke liiga julge võib-olla statement. Ma vabandan, et kui siin saalis on ajakirjanikke, kes teevad mingid artiklid, siis igal juhul palun tsitaadid enne üle vaadata koos minuga. Natuke liiga julged muidu. Ühesõnaga, me peame olema innovatiivsed, me peame tegema asju teistmoodi. Ja kui me räägime nagu efektiivsest riigi valitsemisest, räägime efektiivsest dokumendihaldusest, kas ka siin peate teie tegema midagi täiesti uut, midagi teistmoodi? See Weimari vabariiaegne bürokraatia masin, see on halb, see on vale. Tulevik ei ole see. Me võime lihvida seda vana. Ma olen nüüd sunnitud ka riigi infosüsteemis kasutama dokumendihaldussüsteemi. Jesus. Ärme räägi sellest. 50% tegevusest, minu suhtlusest toimub e-maili teel. Ma toon teistsuguse näite. Kui sul on janu, siis sa jood. Sa teed kraani lahti, sa jood vee ära, paned kraani kinni, kui natuke klaasi põhja, viskad kraani kaussi, vesi voolab ära. Sa ei muretse, kuidas sinna kraani see vesi tekib ja sa ei muretse selle pärast, mis sellest ülejäänud pärast saab, et mis sealt nüüd kraanikaust alla läks. Sellest on hoolt kantud. Sa tegeled ainult nii palju, et sa kustutad janu. Dokumendihalduses, mul on vaja mingitest sündmustest jätta jälg, aga millegi pärast ma pean tegelema sellega, et sinna kraani see vesi tekiks ja ma pean üle vaatama ka selle, et kokkuvõttes, et kas see reovesi sai ikka puhastatud või saadud. Arhiiv antud juhul siis. Võib-olla jälle natuke liiga halb näide. Vaatame ühte videot, ma räägin liiga palju. We just finished the drive. It was incredibly stressful. It was the most stressful drive I've ever been on. Nevertheless, I think we have a lot of great content to measure road frustration because I'm certainly frustrated at this point. And
about the car? So we were just sideswiped, and right now my stress level should be through the roof. We got the information, you know, we'll have to process the data and see where it's really at. See oli siis MIT poolt tehtud uuring ja mis ta on oluline on see, et tulles tagasi sama konkurentsivõime edendamise üle ja selle sama infoühiskonna arengukava põhiomaduse üle, et me peame paistma silma, me peame olema teistsugused, me peame katsetama uusi asju, ainult niimoodi on võimalik meie piirkonda rahvast rohkem esile tuua ja tänu sellele on võimalik üldse meie inimestel õnnestuda. Jah, me võime olla kokkuvõttes kehvad eksportid, me oleme kehvad müügimehed ja nii edasi, aga üldse meie poole ei vaadata. Siis sa võid olla siin Eestis kõige kõvem kunn või insener, aga keegi ei tea sinust mitte midagi. Ei ole tulemust. Me peame olema erilised ja nagu minevik on näidanud pärast kriisi, telkod ja pangad meil enam innovatsiooni ei vea. Kuni sinnamaani võib öelda, et ikkagi pank ja telekom olid need sektorid, kes Eestis sellist tõsist innovatsiooni vedasid ja riik oli pigem sabassörki ja pärast kriisid enam ei toimu. Meie pankade välisomanike eesmärkide strateegiatesse kokku ei lähe. See on seda, et keegi peab selline rolli üle võtma. Ja riik on selle üle võtnud ja peab veel rohkem üle võtma. Ja sama näide, et mismoodi me täna mõõdame kuidas me teeme analüüsi, et millise tee peaks ehitama või kuhu peaks mõne märgi panema või kuhu peaks tegema mõne silla või kuhu peaks tegema mõne tunneli. Tõmbame 2 kummiriba üle tee ja hakkame mõõtma, et mitu autot üle käib. Teistpidi, kui me võtaksime ära täna meie mobiiliinfo üldest helistajate numbrid, on meil teada minuti pealt, mis piirkonnas, mis koormusega, kui palju inimesi sõitis. Ja kokkuvõttes ei ole see oluline, et siin on sama uuring ka näitas, et kui me võtame näiteks Tallinnas on niisugune asi nagu Pirita tee, mis hommikuti on pehmelt öeldes umbes. Et selle asemel, et nentida, et jah, seal on palju autosid hommikul. Me võiksime vaadata ka muid aspekte. Ja ma arvan, et kui sama stressilevelit, mida siin näidati praegu mõõta igal hommikul Pirita teel, eriti kui vaadata kõrvalrajal bussirajast mööda kihutavaid hummereid, ma arvan, et selle energiaga, mis seal tekib selle rooli taga, sellega võiks Keila linna ära kütta. Aga see on hoopis teistmoodi mõtlemine, see on hoopis teistsugune lähenemine, see on asjade teistmoodi tegemine. Minu jaoks oli väga häiriv, et president lükkas tagasi seal. Sest tegelikult ei saanud keegi aru, mida Maksuamet tahab teha. Real-time economy on asi, mille poole pöördub iga innovatiivne riik maailmas. Kui täna te ostate, ettevõtjana ostate midagi oma enda tegevuse jaoks, tahaksite käibemaksu tagasi saada, teil läheb 1,5 kuud miinimum, heal juhul 2,5 kuud, et selle raha tagasi saada. Miks see võiks toimuda reaalajas? Sina müüsid, mina ostsin, mõlemad oleme ausad ärimehed, Maksuamet, anna kohe raha siia, ära hoia enda käes. See on käibemaksu. Real-time economy on täiesti uus tulevik, täiesti uus mõtteviis, uus lahenemine. See on kõvem asi kui e-kool, digiretsept, natukene võib-olla vähem kui digialkiri. Meil on vaja sellised lugusid. Ja infoühiskonna arengukava põhipoint, põhimootor, põhisisu ongi see, et toetada avaliku sektori erinevaid institutsioone, erinevaid ministeeriumeid, selleks, et teie leiaksite oma valdkonnas üles just selle loo, selle innovatsiooni, selle erilise asja, mille kohta me saame teha sellise video, nagu siin MIT oli teinud, ja müüa oma riiki. Ja kui me müüme oma riiki, kui meie riigist räägitakse,
kas või nagu ütleme mõnes mõttes niisugust pseudojuttu, et mulle väga meeldis see, kui tuli see meie kodeerimine, et Progetiigri programm, et me hakkasime koolis, teatud koolides hakati pakkuma, et esimese klassi õpilastel on võimalik õppida programmeerimist. Ja siis keegi tõlkis selle valesti inglise keelde niimoodi, et kogu ingliskeelses maailmas oli see, et Eesti riigis on igal esimese klassi õpilasel on kohustus õppida programmeerimist. New York Times kirjutas Mr. Obama, you should learn from Estonia. Britid just veebruaris alustavad. Umbes põhimõtteliselt tegid koopia kohe. Ega me ei läinud parandama seda, et te siin valesti tõlkisite, las ta olla. Aga seda on vaja. Neid lugusid on vaja, seda innovatsiooni on vaja, seda teistmoodi mõtlemist on vaja. Me ei saa olla kogu aeg sellest kinni, et näete, et 20 aastat on olnud niimoodi või 30 aastat on olnud niimoodi. Käibemaks, mis on tahvli peal on olnud. Aastast 1970. Äkki reformiks veits või? Kusjuures kogu reformi sisu oli, et tuleb üks väli juurde. Te olete andmespetsialistid, teate. Põhimõtteliselt tuleb nagu kus mõtlen, dokumendi kirjeldusele tuleks üks nüüd väljakene juurde, pange sinna ka palun infot. Täpselt nii palju tuleb juurde. Kõik. Skandaal. Ühesõnaga, mul jäid tegelikult pooled slaidid rääkimata. Sest ma ütlesin, et see on 2,5 ettekanne ja ma ise kärpisin siin kõvasti. Aga mu kõne point või kõne mõte on see, et ideid on, aga ideed on õnneks eelkõige suunatud selliseks, et me tahame tõesti nagu MKM-i poolt ka luua selle keskkonna või selle põhja kõikide ministeeriumite jaoks ja KOV-idele, et nad saaksid õnnestuda. Olukord, kus täna igal KOV-il on oma dokumendihaldus, minu jaoks on täiesti vastuvõetamatu. Mismoodi saab siit üldse mingit innovatsiooni tekkida, kui te kõik ise peaksite ükshaaval tegelema innovatsiooniga? See, et te kulutate 100 eurot kuus nagu oma kuumakse peale, kus peaks tekkima see kapital, mis tekitab uue innovatsiooni? See ei ole MKM asi öelda, et ei, nii ei tohi teha, et tehke ümber, eks. Aga ma julgustan teid teistmoodi mõtlema. Kokkuvõttes igaüks on ikkagi nagu oma liivakastis ja möllab seal, eks. Aga peab toimuma mingi innovatsioon. Hariduses peab toimuma innovatsioon, meditsiinis peab toimuma innovatsioon. Ilma selleta ei saa. Ja meist peab rääkima. Ja kui meist räägitakse, siis seda saavad meie ettevõtted ära kasutada ja selle me saame kokkuvõttes pöörata ekspordiks. Ja ainult läbi selle saab tulla meil heaolu kasv. Ja võib-olla, kui läheb veel paremini, kui siiamaani on läinud, võib-olla tõesti aastaks 2020 me jõuame 75% Euroopa Liidu keskmisest. See on meie ühe riigi üks eesmärke muide, kui te ei teadnud. 2020 olla 75% Euroopa Liidu keskmisest. Kiitus Taavile! Jõuame võtta ühe küsimuse. See on lihtne. Ei tule siit midagi. Jaa, palun. Minul on niisugune väikene provokatiivne küsimus selle koha pealt, et meie e-riik on väga tore ja mulle väga meeldib see, aga meie tänane võimekus, ma loodan, et muidugi aastaks 2020 väga paraneb, et kas areneb ka energia juurdepääs ja olemasolu, et meie e-riiki tagab ainult see, et meil on olemas elektrienergia, aga kui meil on kerge on tuuleke, siis pool Eestit on ilma elektrita ja mitte ükski e-toiming ei saa toimima. Et kas ka selles liinis on arenguid, et meil oleks ka seoses e-riigiga samal ajal olemas ka elektrienergia, kui lisaks tuulele sekkub mingisugune kõvevam võim veel? Ilmataadiga iseenesest kokkulepped meil puuduvad. Tuule vastu me ei saa. Eesti energial, üldse kogu energeetika valdkonnal tuleb ka uus arengukava, aga selge on see, et see probleem ei ole tähelepanuta ja sellega tegeletakse. Ehk siis nagu tahaks nagu öelda kuldsed sõnad, et pole nagu minu valdkond, eks täpselt seda kommenteerida, aga ikkagi tüüpilise bürokraadina juba, ega ma aastaga olen midagi õppinud ka. See oli kusjuures minu jaoks kõige suurem üllatus, et kui ma riiki tulin, et kui sul tahad kellegist mingit saada siis, ja paned kellegi mingi ülesanne, siis
esimese hooga ta mitte ei hakka sul lahendust otsima, vaid esimene mõte on see, et kuidas sellest ülesandest lahti saada, et selle kohta on dokumenteeritud vaja, väga intelligentset, et saaks nagu next kuhugi ära lükata, ja eriti kihvt oli see, kui nagu tõesti nagu 3 vana panin ringi ratast oma vahele ja kokkuvõttes ikka vastust ei tule. Et ma siin teeks sama triki, et ma ütleks, et see on Ando Leppimanni mure. Aga ilma naljata MKM-is minister, asekantslerid ja kantsler kohtuvad iganädalaselt 3 korda ja kõik sellised teemad, sama, mis puudutab elektrit, mis puudutab katkestusi, mis puudutab ronge ja nii edasi, kõik on laual ja need inimesed tõesti on professionaalsed ja nad tõesti tegutsevad nagu nende võimete piires, mis nagu olemas on või võimaluste piires, ma ütleks niimoodi, et nii palju on vahendeid, nii palju järjest neid nagu nii-öelda rohkem neid liine maa alla viiakse. Aga selge on see, et mul ei ole seda pilti siin kahjuks kaasas, aga me just selle interneti pärast tegime ühe pildi, kus me analüüsisime, et kui hajus asustus tegelikult siis Eestis on. Vaadake korra, et see on punaste ja rohelisega on värvitud üks Eestimaa kaart ära, mis näitab tegelikult, et põhimõtteliselt terve Eesti oli punane ja selle koha peal oli öeldud, et näete, selle punasel alal elab 2% Eesti elanikkonnast. Et siin täpselt samamoodi on see sama nii-öelda business case'i küsimus, et kui kiiresti, kui kaugele midagi viia saab, eks. Meil on täna olemas Eestis piirkondi, kus pole veel elektrik üldse, rääkimata katkestusest. Et eks neid küsimusi tuleb juba lahendada. Aga kusjuures mul on ühe uudis. Seal kohas võib olla mitte elektrit, aga seal kindlasti on olemas mobiililevi. Ehk internet on olemas. No täpselt, aga vähemalt nii kaua saab vaadata. Aga me peame tänama David veel kord ja suured tänud ja jõudu, edu. 2 inni võtan mina siit kaasa, 2 võõrsõna, innovatsioon ja integratsioon. Eks need on need, millega me infoühiskonna arengukavas peame edasi liikuma. Ja siit saame tulla selle helikopteri vaatest allapoole ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna töödeni. Janek Roosov on nüüd juba natukene üle 2 aasta vanuse osakonna juhataja. Ja kuidas nüüd see infoühiskonna arengukava edasi tõlkub ja tuleb sinna detailsemalt meie nende THS-ide suunas, see ongi see teema, kust me edasi tahame minna. Tere ka minu poolt, et tõesti võiks ka rääkida enda teemal ka, eks veel 2,5 tundi sinna otsa, ma saan aru, et selleks on natukene vähem aega mulle antud. Aga ma loodan natuke oma saada ja tõesti me siis nüüd kõik koos üritame siis jõuda sinna dokumendi halduseni ja dokumentideni, et kus siis selles infoühiskonna arengukavas see dokumentide maailm siis baseerub, millega ta seotud on, mida tuleks tähele panna või millega tuleks arvestada või võiks arvestada selleks, et meie kõigi elu muutuks ikkagi paremaks ja mitte nii sõltuvaks nendest dokumentidest ja andmetest, mis seal süsteemide vahel liiguvad. Tegelikult see presentatsioon ongi mul täpselt selline, et pigem täna veel on rohkem küsimusi üleval, et kuidas täpselt me siis sinna ikka jõuame ja mida täpselt me peaks selleks tegema, et nii teenused ja siis läbi nende teenuste meie elu siin Eestis oleks ikka hea, et me saaks ikka elada, mitte suhelda pidevalt mingisuguste asutustega ja ajada mingisuguseid asju ja fikseerida mingisuguseid seise ja siis veel pärida informatsiooni selle kohta, kas see seis on ikka fikseeritud ja kas ma ikka saan rahulikult elada ja kõik andmed on korrektselt paika pandud ja tõesti kõik on perfektne. Ja ma räägin siis natukene sellest infoühiskonna arengukavast detailsemalt, et toon välja, kus dokumendi halduse maailm kokku põrkab. Natukene räägin meie osakonnast, millega me tegeleme ja üritan natukene selgitada, et kuidas see kliendikesksus ja protsessipõhisus omavahel seotud võiks olla ja mida me selle all tegelikult mõtleme. Natukene arengukäigust, et kõik hakkas pihta, nagu siin oli öeldud, paar aastat tagasi, et loodi meie osakond, et see oli niisugune ilus numbrite mäng, oli 01, 11, 11, et kõik võivad selle meelde jätta. Järgmisena siis juba kohe 6 aja pärast liitus, ütleme, selle valdkonnaga
dokumendihaldusvaldkond, et kui me alguses rääkisime ainult teenustest, et paneks teenused korda, siis hakkasime ka mõtlema seda, või vähemalt oli meie eest juba ära mõeldud, et võiks ka ikka neid teenuseid läbi nende dokumentide vaadata, kuna iga suhtlus riigiga kahjuks tekitab dokumendi. Et sellisel või teisel kujul, et kui me räägime teenustest, siis nende teenuste osutamisel nagunii on kuskil dokument olemas. Nii et me peame neid asju kuidagi moodi üritama koos vaadata. Kirjutasime ühe rohelise raamatu, kus me üritasime siis selle maailma kuidagigi moodi ära fikseerida, kaardistada siis kodanike probleemid, kaardistada asutuste probleemid, määrata ära, mis sellega nüüd edasi teha ja tegelikult sellest tulenevalt sündis üks väike programmike, mida me see aasta ellu rakendame. Raamatust on sisendid saanud infoühiskonna arengukava, sealt edasi rakenduskava ja nii see läheb sinna 2020 poole ja et asi oleks natukene konkreetsem, on olemas ka infoühiskonna arengukava jaoks olemas ka niisugune veebikoht, kes pole veel teadnud, et link on siin olemas, et jätke meelde, saab detailsemalt tutvuda asjaga. Et ruttu lasen läbi need põhiniuksed valdkonnad, keskendun siis nutikamale või niisugusele efektiivsemale riigivalitsemisele. Seal all on 3 meedet, meid puudutab esimene, ehk paremad avalikud teenused ja nende arendamine. Eesmärk on väga lihtne, et avaliku sektori teenused on mugavad, neid on väga hea kasutada ja nad on teistpidi ka veel kuluefektiivsed. Et me peaks niisuguse piiratud ressursiga pakkuma siis selle maksimaalse lahenduse, et kõigil oleks nagu hea elada ja alati siis selle kompromissi vahel valima, et kui heaks me selle teenuse ikka ajame, et see ei lööks vastu meie rahakotti lõpuks. Et võib ju kõik 100%-liseks teha, aga vaevalt, et me suudame seda kinni maksta ka Saksamaa maksumaksja rahaga, nii et peame ise ka kuidagi majandama selles valdkonnas. Siin on nüüd selle ühe meetme kohta käivad niisugused üldisemad eesmärgid paigas. Et me tahaks mõõta teenuste kvaliteeti, me teame, et teenustest pole mitte mingit kasu, kui nendest keegi ei tea, järelikult tuleb tõstada teadlikkust. Vähe on sellest, et kui nendest teatakse ja nendega rahul ei olda, tuleb tõsta rahulolu, paberivaba suhtlus, e-arved ja tegelikult elutsükli indeks. Et kuna täna siin saalis on rohkem dokumendihaldusega ja dokumentidega tegelasi, siis pigem täna konverentsi osas on vist need 2 eesmärki kõige tähtsamad. Et esimene on siis see, et kõik, mis korras kirjas on avaliku ametliku suhtluse all, see peab hakkama toimima 95% elektroonselt aastal 2020. Et me ei vaheta paberil omavahel suheldes infot, vahetame infosüsteemide kaudu. Ja samamoodi ka e-arvetega, nüüd see on korra Taavi mainis seda, et tegelikult mis e-riik me oleme, kui me ei suuda ka ärilisi asju niiviisi masin kujul ära ajatud ja tegelikult korda saatud, miks me seal ikka seda nii-öelda e-arvet sisse skännime, edasi saadame, sisestame ja siis oleme väga uhked selle üle, et võiks ikka raamatupidamissüsteemist raamatupidamissüsteemi asi liikuda ja kanne tekkida ja tehing seejärel makstud saama. Aga mida meie teeme osakonnas? Et meil on 2 asja. Et me peaks nagu kuidagi moodi selle suure maailma standardiseerima, ehk välja töötama mingisugused ühtsele loogikale ja ühtemoodi arusaamale tuginevad protsessid, lähenemised ja nii edasi. Ja veel kõik seda veel selle vinkliga, et see oleks läbi kasutaja silmade ja et see töötaks sama hästi nii füüsilises kui virtuaalses keskkonnas. Et jah, me tahame liikuda sinna virtuaalsesse, et me ei pea käima kuhugi selleks, et midagi ekstra teha, et see võiks kuidagi taustal toimida, aga ikkagi me oleme füüsilised inimesed, et füüsilised teenused ikka jäävad. Aga kõik see meie IKT asi peaks maksimaalselt seda ära toetama, et me saaks neid ikka häid füüsilisi asju, mis meil meeldib teha, ilusti edasi teha ja mitte koormata ennast siis nende paberite loksutamisega punktist A punkti B-sse. Ja kui me nüüd
üritame seda standardiseerimist ümber sõnastada natukene, siis meie oleme enda jaoks välja mõeldud, et kõige lihtsam asi on see, et asja tuleks kirja saada. Et enne seda, kui me hakkame siin rääkima sellest, et jah, võtleks välja nüüd mingisuguse selle hea kirsi või selle hea meie toote, et vaataks korra ikka enda sisse ja teeks selgeks, et tegelikult kuidas meil need asjad käivad. Et kas me ikka teame, kuidas need käivad? Või me ainult arvame, aimame, natukene tunnetame ja natuke teame ka. Aga kahju on selles olukorras see, et kui vaadata asutusi üksikuna, siis suure tõenäosusega me saame kõik need vastused kätte, et kuidas käib ja mis käib. Aga kui me nüüd üritame neid samu teenuseid või protsesse omavahel hakata võrdlema, siis need loogikad on küll erinevad. Üks mõtleb ühe vinkli alt, teine teise vinkli alt, kolmas ja kõigil on õigus. Kõik saavad sellega suurepäraselt hakkama, aga kokku kuidagi asjad ei lähe. Nii nagu ei lähe siin infosüsteemid kokku, ei lähe ka need loogikad kokku, kuidas neid protsesse või siis teenuseid omavahel võrreldakse ja kokku pannakse. Ja seda oleks hea teha ka läbi niisuguse ühtse vaate, aga läbi kahe poole. Et meil on tõesti üks vaade, aga pooli on alati kaks, kui me räägime avalikust sektorist. Alati on see, kes midagi pakub või teab, teine on see, kes ei saa ilma selleta hakkama või midagi äkki tal on eeldus saada või ta soovib seda saada või soovib vähemalt infot saada. Ja seega ega mitte midagi siin uut ei ole, et mis meil on tugiprotsessid, mis toetaks midagi. Meil on põhiprotsessid, ehk see asutuste siis põhifunktsioon või põhieesmärk, milleks see asutus on siis kokku kutsutud. Kui asutus on olemas, siis asutusel peaks olema mingi väljund. Et suure tõenäosusega, kui asutus on kokku kutsutud, järelikult ta peab mingit väärtust looma. Ehk kas tagama mingisugust järelevalvet, et olukorda kuidagi ohjata või pakkuma mingisuguseid teenuseid läbi soodustuste, ma ei tea, hüvitis näiteks või mis iganes. Aga kui me piirdume ainult sellega, et jah, me pakume mingit teenust kellegile, siis me jätame, ütleme, vahele või jätame märkimata ühe niisuguse väga suure valdkonna, milleks on kanalid tegelikult. Et sellest, et me pakume teenuseid, mitte kellegile ei ole mitte mingit kasu, kui mul ei ole võimalik seda teenust kätte saada. Kui ma kasutan mingit nutitelefoni ja mu elu ongi nutis ja ma lähen nüüd asutusega suhtlema ja selle nutitelefoni jaoks pole loodud see kanal, no siis minu jaoks ei ole teenus kätte saadav. Mina ei ole rahul ja ma ei ole teadlik, kus ma seda teenust saan. Et sisuliselt me peame siis sellest nii-öelda dokumendi haldusest, mis on tegelikult oma olemusest selgelt tugiprotsess, millele toetub tegelikult tänane meie suhtlus, et ta ongi nagu niisugune vereringe meil asutustes, et informatsioon liigub läbi dokumentide. Et ta peab ka olema peegeldatud sinna lõppkanalisse kuidagi. Et kuidas see dokument või see, mida me nimetame dokumendiks või see info, mis on dokumendil, lõpuks sinna kanalisse jõuab ja see kodanik või ettevõtja saab ka väga hästi sellest aru, et mida ta nüüd tegema peab. Ja kui me nüüd sellest laiast pildist liigume veel natukene detaili, siis sisuliselt kogu niisuguse suhtluse, asutuse ja kodaniku vahel võib tegelikult laias laastus siia niiviisi 3 etappi ära jagada. Et on mingisugune info saamise protsess, siis selle tulemusel midagi selgub, et jah, see teenus või see vajadus on minu jaoks, ma võiks nagu alustada, siis ma alustan, siis seal midagi toimub, siis kas ma jõuan eduka lõpuni või ei jõua, oletame, et jõuan, lõpeb see nii-öelda saamise faas ja siis on veel niisugune väga hea avaliku sektori eripära, et siis me saame ka vaideid esitada igale poole. Et meil midagi ei meeldinud, siis me võime kõike vaidlustada, et siis hakkab jälle uus nagu ringi ratast, aga see vaide esitamine, vaidle protsess on seal ka veel juures. Nii et sisuliselt kogu selle suhtluse me ju võiks kõik kokku leppida ja kuidagi moodi omavahel kirja saada, et me teeme neid asju selliselt. Et on need läbimatu osad, mis peavad olema. Ja me teame, kuidas me neid teeme, me teame, kuidas me neid haldame, me teame, kuidas me neid arendame, me teame, kuidas see peegeldub e-kanalisse. Aga nüüd on kõige huvitav moment, et tegelikult siin tekivad dokumendid. Et kui me võtame selle protsessi, siis võite lugeda, palju siin neid ringe on, et tegelikult tänane avaliku sektori ja kodaniku suhtlus täpselt nii ongi, et meil siis dokumendihaldussüsteem võiks siit saada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dokumente. Et kas meil on vaja seda kõike? See on esimene küsimus. Kui on vaja, kui kauaks on vaja? Et
aga äkki küsiks teistmoodi, äkki saame ilma selleta hakkama, et kui me omavahel suhtleme, me ju ei fikseeri kõiki asju kuhugi. Me ju kuidagi saame loomulikult omavahel suheldud ja kokkuleppele jõutud ja nii edasi. Te ütlete, jaa, väga õige, et tõesti, kui kõik sujub, on väga hea, aga probleem hakkab siis, kui me jõuame sinna vaidemenetluse etappi. Siis me hakkame kerima tagasi ja vaatame, et kus need ikka otsustuskohad olid, kas need on dokumenteeritud, kas meie nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, et tagalad on kaitstud, et keegi ei saaks meile mitte midagi kuskilt külge panna. Aga see selleks, et järgmine pilt, et protsess on nagu sarnane, nüüd jõuame sinna kanaliteni. No pabermaailm, no kuidas sellest üle saame? Ei tea, aga see jääb. Ta mingil määral ikka jääb, kas ta jääb 2%-ga, 20%-ga, mõni asutuse proportsioon on 10-90, kusjuures mõlemas suunas. E-maailm, väga tore, meil on enda e-maailm igas asutuses, siis on meil veel mingisugused ülised e-maailmad nii KOV-ide jaoks kui ka asutuste jaoks. Meil on veel nõustamise maailm, kas see on nüüd juba teenus või ta ei ole veel teenus, kas seal tekib kohustus või ei teki kohustus, kas seal tekib mingisugune õiguslik tagajärg sellele, kui ma saan nõustamist. Konkreetses juhtumis mitte, aga kui ma hakkan valesti toimetama, siis pigem tekib. No ja muidugi kõik need uued ja popid asjad kuni sinna digitelevisioonini välja, et ma arvan, et see ei ole väga pikka aega möödas, kui ma läbi DigiTV saan endale, ma ei tea, mingisugused dokumendid tellida või alla laadida või mida iganes teha või pole üldse probleem. Ja tegelikult, mida me üritamegi nüüd vastata siin enda meeskonnas, et nüüd sellest kogu kadarpikkus selle läbi ühtse protsessi või läbi ütleme, nende klientide vajaduse kuidagigi moodi meie nägemuse ja edasimineku paika saada, siis meie soovitus kõigil on vastata sellele listile küsimusele enne, kui te hakkate mõtlema neid häid, huvitavaid asju välja, et kui me hakkame midagi tegema, et kuidas see, mida me teeme üldse minu asutuse eesmärkidega seostub. Et see võib olla väga maru hea asi, aga kui sellest asutuse mõistes pole mitte mingit väärtust, siis kas sellega peab tegelema? Vajadused. Et väga tihti teeme süsteeme enda jaoks, aga kas mõtleme ka selle peale, et kes seal teisel pool on, et kas tema ka tunneb, et see süsteem on tema jaoks tehtud. Järgmine väga oluline punkt, et siin nüüd tulevad need dokumendid sisse. Et kui palju siis seda dokumente või neid dokumente tegelikult läbi selle protsessi siis tekib? Kui palju isikuid on sellega seotud, rollid, infosüsteemid? Mis on piirangud? Nüüd lisaks sellele, et kui me teame, mis see täna on, siis me võiks kuidagi veel kuvandada endale, et aga mis hakkab juhtuma, et mis see nagu tulevikuvaade on nende samade asjadega, nii nende kasutajatega, dokumentidega, rollidega, infosüsteemidega. Mis see õigusruum on, mis toetab, et äkki peaks midagi muutma. Ja tegelikult ka meie partnerid, et kui me räägime, et me tahaks head teenust pakkuda kodanikule, siis suure tõenäosusega, kui kodanik riigiga suhtleb, ega ta ühe asutusega ei saa ajatud kõik asjad ära. Suure tõenäosusega mingi osa infost tuleb ühest asutusest, siis läheb kolmandast, siis läheb neljandast, siis tuleb jälle tagasi esimesse ja siis alles hakkab midagi saama. Ja siin on nüüd pildil kaks äärmust ja üks niisugune uue maailma suund. Eriti kui rääkida dokumendihaldusest, on väga huvitav, et näiteks Tarbijakaitseamet võtab vastu dokumenti läbi Facebooki lehe. Kui te pole seda teadnud, siis lihtsalt teadmus võtta, et võib esitada teabenõude, võid esitada avalduse, võid esitada mida iganes. Aga võib seda teha täna läbi sotsiaalmeedia. Järgmist kaks klassikalist momente on siis mingisugune iseteeninduskeskkond, kus samamoodi tekivad dokumendid ja muidugi meie hea ja kindel paber, et mis kõike kannatab ja mis elab üle ka elektrikatkestused, et pole probleemi. Aga kui me vaatame nüüd seda dokumenti natukene teise nurga alt, et nii nagu ma ka ütlesin, et peaks nagu ka vastama nendele küsimustele, kui me neid dokumente produtseerime või loome, et kus kohas, ütleme, see dokument üldse ise võiks nagu aset leida, kui kauaks ja milleks seda vaja on. Ja kui me hakkame veel vaatama seda, et missugustest andmetest see dokument tegelikult koosneb, siis sisuliselt meil on alati seal vähemalt üldandmete osas alati olemas meie hea väljamõeldis isikukood, mis tuleb siis kust,
rahvastikuregistrist, siis meil on aadressid, mis tuleb aadressi infosüsteemist, siis meil on veel enda süsteemid, kus on mingid kriitilist infot ja kui see on niisugune nii-öelda asutuste ülene teenus, siis ka sealt me tahaks veel sinna dokumenti mingisuguseid andmeid saada, et siis meil on valik, et jooksutame me seda klienti selleks, et ta need asutused läbi jookseks ja me selle dokumendile selle informatsiooni saame läbi siis selle tõendi, mis ta sealt meile toob. Ja kui palju siis dokumente selle ühe vormi täitmise jaoks meil tekib? Tegelikult. Et kui me räägime, me tahaks nagu, ma ei tea, dokumenti mahtu kuidagi hakata ohjama, vähendama, ma ei tea, eesse viia, kui palju neid dokumente tekib? No praegult võiks olla 5 näiteks. Et üks see põhidokument ja siis, kui ma peaks sinna ka veel mingisuguseid lisaandmeid saama läbi 4 asutuse, kus ma küsin ka veel oma dokumenti, siis need on juba 5. Aga kui me läheme siia nüüd, et kui me räägime nüüd infosüsteemi dokumendist, mis asi see on? Et kas seal on üldse dokument? Või see on info? Aga kui info on jälle niiviisi salvestatud ja ta on muutmatul kujul ja ma iga hetk saan seda tagant vaadata, siis ta nagu oleks dokument. Aga nüüd selle nii-öelda kuva puhul see pilt hakkab siis olema selline, et kas neid dokumente on 5 või neid on 9. Et see, mis see süsteem saadab, on dokument, see teine süsteem võtab vastu, on dokument, töötleb, on dokument, saadab tagasi. Või 9 korda 2. Palju need on? Mida me mõõdame? Mida me dokumentiks peame? Või on üks ikkagi see lõppväljund? Et need on need küsimused, mida me kindlasti tahame ja suudame tegelikult üheskoos kokku leppida, et me nimetaks neid asju ühtemoodi. Lõppkokkuvõttes vahet ei ole, mida me peame selleks dokumendiks. Aga peaasi, et me kõik teame, et antud kontekstis, antud infoühiskonna arengukava raames, kui me arvestame dokumente, siis dokument on see number, mille me kokku lepime. No ja veel segasemaks asi läheb siis, kui ütleme, on niisugune pool maailma sellist ja pool maailma teistsugust. Et suure tõenäosusega ikkagi see paber lõpuks jookseb sinna süsteemi sisse ja sinna ta jääb tegelikult. Aga see sõnum võiks olla dokumentide osas siis nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik ja ühes kohas. Et see dokument ei peaks olema mujal, info võib olla igal pool laiali. Aga see lõppdokument võiks ikkagi koonduda või moonduda kuskil ühte kohta. Ja miks me nagu sinna e-maailma nagu liigume või miks me aimame, et see hea on, siis me 2 aastat tagasi tegime uuringu küsitledes siis kodanikke ja ettevõtteid. Plaanime seda ka see aasta teha, kuna meil on see 2-aastane tsükkel ilusti endal ära planeeritud, siis mida nad ise arvavad sellest e-teenustest, et miks nad on siis head? No ikka aitavad vist aega säästa ja annavad natukene rohkem informatsiooni ja raha ja bürokraatiat vähendavad. Et väga ilus on kõik. Aga teeme selle korda ka, et see tõesti ei oleks ainult see soov läbi selle uuringu, et see päriselt ka niiviisi välja näeks. Ja siis veel kord, et see soov on meil siis ikka liikuda sinna elektroonilise dokumendivahetuse maailma ja kõike seda meie osakonna toel, et kes veel kõik ei tunne, siis nad on siin kõik pildil, selleks, et need teenused standardsed oleks ja kliendile head oleks, et ma tegin nüüd aega natukene parajaks ja vuristasin ette, aga selleks on teil võimalus küsimusi esitada. Just. Täname kõigepealt kiiresti Janekit ühe aplausiga. Ja palun küsimusi. Veebis on ka võimalik küsimusi esitada. Eks? Siin on 2 võimalust, kas oli kõik selge või oli kõik segane. Loodame, et oli selge. Küllap oli selge ja küllap me teame ka, et sinu osakonna inimesed veel tulevad täpsemini rääkima ja kindlasti saame pärast ka veel sulle lisaks küsida. Nii et kiitus. Ja tuleme nüüd 3. vaatesse selle helikopteri pildi juures ja Andres, ole hea. Sa saad juba oma asjad sealt panna töösse.
Ja kui me rääkisime suurest eesmärgist, eks nüüd vaatasime seda teenuse, meie otsest kasu poolt, siis see kolmas suur, kogu see arhitektuur, tehnoloogia, loogika, see struktuur on see, millest tuleb rääkima Andres Kütt, keda võib siis nimetada Eesti peaarhitektiks. Riigi infosüsteemi arhitekt on ehk korrektsem. Nii et see ei ole see, kellele detailplaneeringu eest ümbrikuid viia, vaid see, kelle käest nõu küsida, kuidas kogu see loogika, struktuur ja ideoloogia peaks käima. Sest Andres on näinud seda tööd nii arendaja kui tellija poole pealt ja nüüd siis ka MIT diplomeeritud insenerina. Nii et ole hea, ma ei võta üldse sinu aega rohkem ära. Tere hommikust. Ma loodan, et teie päev algas paremini kui minu oma. Ma esimese asjana kohe ajasin omale valge särgi peale kohvi siia sõites. Aga ma targu paigutasin sildi selle koha peale. Nii et seda ei paista välja. Aitäh, Ants, et sa selle ümbriku asja sisse tõid, sellepärast, et kui ma mõtlen selle peale, kuidas ma pean seletama seda, et mis asi on infosüsteemi arhitekt, siis tegelikult täpselt see linna planeerimise arhitekti paralleel on täpselt see, mida ma toon. Sest see on põhimõtteliselt täpselt see, mida ma teen oma koha peal. Minu asi on koordineerida, et selles linnas või riigi infosüsteemis oleksid teed ja et keegi ehitaks tehast elurajooni ja et kui keegi ehitab kaubanduskeskuse, et siis võib-olla ka parklad oleksid olemas ja et võib-olla tee viiks sinna ja võib-olla teeks teed jämedamaks ja selliste asjadega ma täpselt tegelengi. Seda arhitekt teeb. Ja minu ettekande pealkiri on ma pean lugema, arhitektuuri asja ajamine seoses asja ajamisega muutuvas ajas. Mida ma tegelikult tahan teile öelda täna on see, kuidas Riigi Infosüsteemide Amet saab teile toeks olla, et te saaksite oma asja ajamise muutuvas ajas paremaks teha ja mis on meie roll kogu selle asja juures. RIA roll on juhtida riigi infosüsteemi ja nutikamad teie seast kohe esitavad endale küsimuse, aga mis asi see on? Kas kohalik omavalitsus on ka riigi infosüsteem? Maksuamet on, eks ole, aga kas näiteks Eesti Energia ka on? Sest Eesti Energia on ka tegelikult nagu otsapidi riigi oma. Ja vastus ongi see, et riigi infosüsteem on hetkel määratletud kui asi, mida ehitatakse riigi raha eest infotehnoloogilises mõttes, aga selle servad ongi natukene hägusad. Nagu ka linnal. Linnal on niisugune juriidiline piir, aga tegelikult kus kohas Tallinna linn lõpeb või algab või Tartu linn, eks see ole hägune. Ja see on nüüd see asi, mida ma juhin. Kõik asjad paistavad suurelt väga ägedad. See on ka riigi infosüsteemi arhitektuuripilt. Selle pildi peal on asutused, ehk siis need 3 vertikaali, neid on rohkem kui 3, umbes 50. Ja neid seovad 3 niisugust kihti. All on niisugune asi, mille nimi on riigipilv, mis hetkel eksisteerib veel unistustes ja tööplaanides, aga mis põhimõtteliselt saab olema selline koht, kuhu on võimalik panna oma infosüsteemid elama. Ei ole üleüldse normaalne, et asutus, mis peaks tegelema kas maksude korjamise või politsei töö korraldamisega, et seal mingid inimesed arutavad selle üle, et kui me paneme serverid sinna tuppa, siis kuidas me tagame, et seal oleks õhuniiskus oleks täpselt selles vahemikus, mis on pluss-miinus 2% punkti. Et see ei ole nende töö. See võiks olla meie töö. Keskel on XT, mis seob omavahel tervikuks ühtseks infosüsteemiks andmekogud ja infosüsteemid, mis asuvad asutustes. XT tegelikult võimaldabki meil rääkida riigi infosüsteemist ainsuses. Me oleme riigi infosüsteemi amet, mitte riigi infosüsteemide amet. Ja selle otsa peal, seal elab ka TVK, seal XT otsa peal, et ilusti dokumendi halduse asi ka konteksti tuleks. Ja kõige üleval on portaalid ja kasutusloogika, mis selle kõik kenasti tervikuks kokku tõmbavad. Kes seda arhitektuuri juhib? Vaadake, see arhitektuur on niisugune keeruline asi. Kes seda juhib? Kõige üleval on Taavi, kes kasutab juhtimiseks. Vasakul pool on erinevad kihid ja paremal pool on, mis vahendeid ta kasutab juhtimiseks. Ja Taavil on isiklik sarm ja formaalne positsioon.
Ja nende kahe asja abil ta enamasti juhib meid sealt ülevalt. Temast järgmine abstraktsioonikiht on RISO ja ITAO, millest üks pool tegeleb sellega, et ta ütleb meile poliitilises mõttes, et vaadake, et umbes nii te peaksite asju ajama, selline on meie strateegiline plaan. Nemad ütlevad näiteks see, et ütlevad meile selliseid asju, et avaandmed on head. Või siis, et kodanik peaks andmeid sisestama üks kord, me peaks hoidma ühes koopias andmeid kodaniku kohta. Selliseid asju ütleb riigi infosüsteemi poliitika. Ja teisel pool on ITAO, sellest juba räägiti, sellest rohkem ei ütle midagi. Ja seal oleme meie. Ja meie vastutame siis tehnilise arhitektuuri eest. Et hea küll, poliitiline suund on avaandmed, aga kuidas moodi me need avaandmed siis avalikuks teeme? Hea küll, poliitiline suund on see, et eesmärk on siduda infosüsteemid üheks tervikuks, hoida andmeid kodaniku kohta ühes kohas, aga kuidas me seda tehniliselt teeme? Milline arvuti peab rääkima, millise teise arvutiga selleks, et see kõik teoks saaks? Selle eest vastutame meie. Ja ega meie siis ka ometi seda infosüsteemi valmis ei tee. Selle jaoks on meil järgmises abstraktsioonikihis on suured IT-asutused, Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi omad ja erinevad väiksemad IT-osakonnad. Ja nemad siis võtavad siis meie selle suure arhitektuurivisiooni ja pildi, lähevad mingisuguse tarnija juurde ja tellivad nende käest infosüsteemi. Need on siis arenduspartnerid. Ja lisaks arenduspartneritele on meil veel SK, sertifitseerimiskeskus, Kybernetica AS ja andmevara, need on suuremad ettevõtted, kes hoolitsevad meie taristu elementide eest. Ja selline on see meie arhitektuuripildi juhtimine. Nii see käib. Nüüd nendest kahest pildist kokku tuleb terve portsi järeldusi. Esimene järeldus on see, et TVK on RIA jaoks väga oluline. Kui te mäletate seda arhitektuurijuhtimise pilti, mis oli hiljuti, miks te ei mäleta, siinsamas, siis vaadake, RIA on seal keskel. RIA-l tegelikult puudub otsene seos tihtipeale tarnijatega. Meie mõtleme mingi arhitektuuri välja, aga kui Rahandusministeerium läheb oma tarnija juurde, ütleb, et kuulge, et ehitage meile hoopis, hea küll, RIA ütleb, et tehke nii, aga me tahame, et te teeks hoopis naa. Siis arendaja kehitab õlgu ja teeb seda, mille eest talle makstakse, eks ole. See tähendab, et meil on suhteliselt vähe hoobi või mõjureid, kuidas üldse arhitektuuri juhtida, kuidas me saame mõjutada. Mina linnaplaneerijana, kuidas ma saan mõjutada seda, millise arhitektuuriga tuleb mingisugune konkreetne maja. Millised on minu hoovad? Ja mida ma saan kasutada, on taristu. Ehk siis, kui mina linnaplaneerijana ütlen ja linna raha eest ehitan kuskile teed, siis mul on alus eeldada, et selle tee ääret ehitatakse maju, eks ole. Ja TVK on osa sellest taristust. Ehk siis TVK on üks väga olulisi vahendeid, kuidas me juhime riigi arhitektuuri. TVK ja teised temasugused, XT-elemendid, ID-kaardi baas, tarkvara ja muud sellised asjad. Kui meil on mingisugune arusaam dokumendi haldusest, siis just nimelt TVK ja teda ümbritsevad protsessid ja nii edasi, on need asjad, kuidas me saame seda arhitektuuri kuhugi suunas lükata. Mis on oluline põhjus, miks ma üldse siin räägin teile täna? See on oluline meie jaoks ja minu jaoks isiklikult. Teine oluline järeldus on see, et RIA peab saama lootma teiste peale. Nagu ma ütlesin, meil otsene seos selle tarkvara hankijaga puudub. Meil peab olema võimalik toetada selle peale, et kes iganes teeb riigis arhitektuurseid otsuseid. Neid kaste sai päris palju sinna. Et kõik need inimesed teevad intelligentseid ja toredaid otsuseid, sest me ei jõua igale poole, me ei saa kõigile niimoodi rääkida ja seletada ja öelda, et tee nüüd niimoodi. Meie huvi on see, et riigis üldiselt tehtaks mõistlikke arhitektuurseid otsuseid. See on meie väga oluline huvi. Ja jällegi üks oluline põhjus, miks ma siin olen. Et saada aru, milline on see tase. Ma olen olnud oma ametis üsna vähe aega, mingisugused mõned kuud. Ühest küljest saada aru, kuidas mõeldakse sellistest asjadest ja teisest küljest suunata seda mõtlemist. Ja
Vaat see võib-olla ei tule otseselt sellest pildist välja, aga see on asi, kus ma mõtlesin dokumendi halduse peale ja oma kogemuse peale riigis toimetades, siis see on ehk väga oluline mõiste. Et panite tähele selle esimese pildi peal, paneme selle tagasi. Me joonistasime kõigepealt välja asutused, mitte infosüsteemid. Ja XD seob omavahel asutusi, mitte infosüsteeme. Ja minu meelest on see hästi oluline arhitektuuri selle linna planeerimise kontekstis on aru saada, et liidesed on organisatsioonide, mitte infosüsteemide vahel. See tähendab, et kui meil, võtame mingisuguse näite, ütleme asutus A võtab asutuse B käest mingisugust, tahab tema andmeid kasutada. Ja nagu see tavaliselt läheb, on see, et mingid IT-mehed ütlevad, et kuule, et teil on need andmed olemas, et andke meile. Ja siis tehaksegi mingisugune XD teenus ja siis kohe hakkabki nii olema. Ja siis asutus B otsustab, et me nüüd muudame selle välja sisu. Kui me vanasti hoidsime selles väljas faksi numbrit, siis nüüd me hoiame selles väljast mobiiltelefoni numbrit. Sest faksi kellelgi enam ei ole, mobiiltelefon on, eks ole. Kuidas asutus A sellest teada saab? Tema võtab sealt andmeid ja kuidas tema nüüd teab, et mingist kuupäevast selle välja sisu muutus. Ta ei saa seda teada. Muidu kui keegi ei räägi. Ja kui asutus A tahab kasutada asutuse B andmeid ja asutus A teeb näiteks otsuse, et meil on niisugune äge e-teenus, me tahaks, et see teenus oleks kogu aeg kätte saada, 24/7. Aga asutus B, kas tema saab sellest teada tingimata, kuidas tema sellele reageerib? Asutus A võib olla küll 24/7 kätte saadav, aga kui öösel kell 3 tuleb inimene, üritab oma teenust saada ja see teine asutus parasjagu katki on, sest tema töötab 9-5, miks tema peaks öösel kell 3 töötama, siis on meil probleem. Ja sellised asjad seovad organisatsioone, seovad äriprotsesse. Ja see, et kas seal kuskil alga mingisugune infosüsteem liigub või trükitakse need asjad välja, toimetatakse ühest kohast teise veoautoga, see on suhteliselt teisejärguline probleem. Olulisem on välja mõelda, kuidas see äriprotsess läheb ühe asutuse käest teise peale. Liidesed on organisatsioonide, mitte infosüsteemide vahel. Hästi oluline arusaam. Ja hankeprotsess on väga oluline. See tuleneb ka sellest meie arhitektuuri juhtimise pildist, sest programmi kirjutab lõpuks hankeprotsessi käigus välja valitud partner. RIA-l otsene mõju puudub. Me saame kehtestada mingisugused üldised reeglid ja põhimõtted, aga see, et kas partneri käest tellitakse kandiline või ümmargune kuubik või mis pidi see üldse käima hakkab, selle üle meil otsene mõju puudub. Seetõttu on see hankeprotsess, mille käigus see tarne välja valitakse, talle need tingimused ette seatakse väga olulised. Vaadake, kui asutus, kui Rahandusministeerium ütleb, et RIA tahab küll teha kandilist asja, aga teeme meie ümmarguse, teeme, meil on vaja. Siis see on see koht, kus Rahandusministeeriumi IT-osakond, mis iganes põhjusel leiab, et nii on parem. Ja lõpuks nemad korjavad maksu, mitte RIA, eks, võib-olla tõesti nemad teevad paremini. Aga kui nüüd see asutus teeb oma hankeprotsessi ebakvaliteetselt, siis ei otsusta mitte see asutus, et teeme kandilise asemel ümmarguse, vaid otsustab see programmeerija, see, kes tarkvara kirjutab lõpuks. Ja tema võib otsustada, et ma tegin niisuguse fikseeritud hinnaga pakkumise, kuidas mul kõige odavam teha on. Kuidas on kõige odavam teha? Kõige odavam on nätsu ja teibiga teha, teeme mingi niisuguse pusa, ja siis teebki. Ja pärast on kõik õnnetud. Välja arvatud see arendaja, sest tema on raha kätte saanud ja 4 tuule poole ringi ära jooksnud. Seetõttu ma tahaks selle koha peal hästi rõhutada, et enne kui te hankesse lähete ja teil on mingisugune probleem oma selle arhitektuurse vaatega, et kus kohas selles linnaplaanis te asute või teil on mingisugused küsimused selles osas, palun võtke ühendust, me anname hea meelega nõu. Anname nõu ka selles osas, kuidas öelda sellele partnerile, et kuulge, et me tahaks niisugust kandilist või ümmargust asja. Et nad ei teeks oma seda nätsu ja teibiga kokku pandud pusa. Ja isegi kui meie arusaam sellest, et mida te tahate tellida, isegi kui see on erinev,
no väga hea, me saame teile ikkagi nõu anda, et kuidas te vähemalt saate selle, mida teie tahate ja mitte ei sünni see, mida arendaja tahab. Mõned sõnad veel hangetest, mida ma tahaks niimoodi rõhutada. Ja ma olen väga teadlik sellest, et ma olen viimane asi, mis seisab teie ja lõunasöögi vahel, nii et ma katsun kiirustada. Seetõttu on lühidalt hangetest. Hankes vastutab tellija. Ma olen näinud oma elus, ma olen varem ka riigiametis töötanud, Maksu- ja Tolliametis, sellepärast need Maksuameti näited. Hästi palju erinevaid hankeid, erinevaid projekte. Ja seetõttu ma olen näinud ka väga palju projekte, mis lähevad vussi. Ja kuidas ka ei mõtle, kuidas ka ei kaalu, kuidas ka ei vaata, alati jõuab asi selleni, et tegelikult vastutab tellija selle kõige asja eest. Sest vaadake, tellija on ainus, keda huvitab tulemus. Seda nii-öelda, kui teil on tarnija, siis tarnija juhti, teda huvitab raha. Seda programmeerijat, seda huvitab see, et ta saab nagu ägedaid asju programmeerida. Kui te lasete nagu inseneril mingid asja teha, siis ta teeb nagu nii keerulise asja, kui ta vähegi oskab ja veel natuke keerulisema, et saada teada, et kas ta ikka oskab. Ja siis tüüpiliselt tuleb välja, et ei oska. Arhitekt, see tahab niisugust nagu iga arhitekti unistus on ehitada Taj Mahal, niisugune suur ja ilus ja kaugelt paistaks kena ja kuu valguses. Aga see tulemus, keda see tulemus huvitab? See on tellija. See on ainus, keda huvitab tulemus. Eks? Tellija ütleb, mida tal vaja on, täitja teeb seda, mille eest talle makstakse. Ehk siis jällegi hankeprotsessi juurde, me peame hankes olema niisuguses positsioonis, kus me saame väga täpselt öelda, mida me tahame ja mille eest raha makstakse ja mille eest mitte raha ei maksta. Aga kogu selle asjast vastutab tellija. Tahame seda või mitte, meeldib see meile või mitte, nii see on. Ja oluline roll on arhitektil. Mis te arvate, kui ma olen 10 aastat arhitekt olnud, siis kas ma tulen ja teen teile slaidi, kus oluline roll on näiteks testijal? Ei, oluline roll on arhitektil. Ja põhjendus on see, et arhitekt seob omavahel tervikuks funktsionaalse pildi, ehk siis mida see dokumendihalduse süsteem või maksude kogumise süsteem või mis iganes muu süsteem tegema peab. Ja tehnilise pildi, ehk siis mida see programmeerija tegelikult programmeerib ööl ja päeval. Seda teeb arhitekt. Arhitekt paneb need kaks poolt omavahel kokku. Täpselt nagu linnaarhitekt. Linnaarhitektil on mingisugune arusaam sellest, mida vajavad linnakodanikud, kuidas on mõistlik linna üles ehitada. Ja tal on mingisugune arusaam sellest, kuhu on reaalselt võimalik tee ehitada, kuhu on võimalik ehitada milliseid maju, mida on võimalik teha, kuidas need asju ehitatakse, millised on see, et ristmikul on mingisugused peale mahasõidud, need asjad. Arhitekt paneb need kaks asja kokku ja ütleb, et vaadake, et tervikpilt on selline. Sellises linnas on hea elada. Ja jällegi rõhutan, Riiast saab selle arhitektuuri koha pealt nõu. Meie funktsioon on olla riigi infosüsteemi juhid ja me peame sellest saama toetada mõistlike otsuste peale igal pool. Kes iganes siis ei ole, kes need arhitektuursed otsuseid teeb väljaspool Riiat. Mistõttu me hea meelega anname nõu, aitame, toetame, paneme õlga alla. Et Ants küll ütles, et me peaksime olema positiivses võtmes, aga konstruktiivses võtmes. Siis väga praktiliselt. Vaadake, et kui te olete infosüsteemi valmis pununud ja siis te avastate, et ai kurja, et selle peaks rihas ka kuidagi registreerima. Ja vaat siis Riia inimesed hakkavad tegest igasuguseid küsimusi küsima. Ja hakkavad niimoodi, need küsimused ikka on nagu ebameeldivad. Et vaadake, et see kõigile osapooltel on see situatsioon palju-palju meeldivam, kui te tulete enne, kui te seda infosüsteemi ehitama hakkate. Ja me küsime need küsimused enne, kui asi on valmis punutud. Siis me saame teile nõu anda, me saame teid aidata, kuidas seda hanget läbi viia, kuidas seda arhitektuuri ehitada, mida hankida, mida mitte hankida, mida kust hankida võib olla. Mitte pärast. Siis, kui infosüsteem on valmis, kõik on õnnetud, tuleb see kupatus veel kuidagi moodi legaalseks ka saada juriidilises mõttes. Ja siis, siis meil ei jää ka muud üles. Meil on ka oma protsess ja seadus, mida me täitma peame. Eks? Me peame neid küsimusi küsima. Ja loomulikult me saame aru, et teil on ebameeldiv, meil on ebameeldiv, kõigil on paha.
selliste situatsioonide vältimiseks on mõistlik tulla enne RIA juurde ja küsida, et kuulge, et see rihas registreerimine, et kuidas see käib? Kuulge, et teil on seal niisugune väli, mille sisse te tahate, et me paneksime mingisuguse arhitektuuridokumendi. Mis pagana asi see on niisugune? Tulge ja küsige. Me tavaliselt ei ammusta, et anname hea meelega nõu hoopis. Aitäh! Täname Janekit ja Andrest väga efektiivse ajakasutuse eest, aga küsimusteks on meil ilusasti aega. Palun. Ma küsin alustuseks isiklik huvi. Arhitekt on natukene nagu Igor Mang, eks sinna tulevikku vaatama. Sa teed täna otsuseid, aga hinnatakse seda tööd 10 või 20 aasta pärast. Mis on täna need põhivalikud või dilemmad, loogilised, tehnoloogilised, mida sa näed, et sinu ja RIA ja meie ees on ja on tulemas? No üldiselt niisuguse linnaarhitekti tööd üldiselt ei hinnata. Ei praegu ega 10 aasta pärast. Nagu suure kõrgetaseme arhitekti töö on hästi tehtud siis, kui see välja ei paista. Kui kõik asjad töötavad ja kõik sujub. Ja seda ei oska tavaliselt inimesed hinnata. See on okei, nii peabki olema. Aga kui sa küsid nagu tuleviku ja dilemmade kohta, siis ma arvan, et kõige olulisem küsimus, ja see on hästi filosoofiline küsimus, on see, et mis asi on Eesti riik ja mis asi on eestlane. Need kaks asja hakkavad väga-väga oluliselt mõjutama seda, kuidas me ehitame infosüsteemi. Kas me näiteks leedukal oma ID-kaardiga lubame ronida sisse meie mingisugusesse infosüsteemi? Kas ta siis on nagu natukene eestlane juba? Aga ta on nagu sündinud Leedus. Aga ta elab Eestis. Ta on Eesti ID-kaart. Saab meie e-riiki kasutada. Mida üldse Eesti riik peaks tegema? Mis teenuseid ta peaks pakkuma? Mis koha peal tuleb mängu riigipilv ja mis koha peal, riigiasutus mõtleb, et mul on kodulehekülg, ma tahaks nagu valimistulemusi teada anda ja mind tõenäoliselt joostakse pikali, sest kõik tahavad teada, mis on valimistulemused. Aga miks ta seda Amazoni kätte ei anna või mõne suure tegija kätte? Miks ta seda ei anna sinna nagu? Miks ta peab selle riigipilve kätte? Väga oluline küsimus, mille jaoks meil on Eesti riik. Et hästi niimoodi allapoole, sügavale minnes need on need küsimused, mis minu tööd nagu suunavad. Mul ei ole häid vastuseid, aga ma mõtlen nende asjade veel palju. Palun. Lähme siin veel siis natukene edasi. Kui nüüd Ansipi ja Kadaise allkirjale mõelda, siis see ju viib juba sind konkreetses nendesse rahvusvahelistesse küsimustesse. Kas selles osas juba soomlastega selline koostöö peab käima või on käimas või kuidas see küll rahvusvaheline selle arhitektuuride temaatika? Võib-olla sealt ka MIT poolt vaadatuna, mis see tähendab seal? Rahvusvahelisel moel hetkel me oleme positsioonis, kus käivad niisugused spetsialistid käivad rääkimas, et mis asi üldse on XT ja kuidas seda süüakse. Ja hetke kogemus on see, et küll meil RIA inimesed läksid Soome niimoodi 7:30 hommikul, et hakkame siis nagu XT-d paigaldama ja teeme XT ja siis, kui nad jõudsid 8:35 jõudsid kohale, siis neid võttis vastu mingisugune inimene, kes habemega Soome ärra oli olnud, kes ütles, et aga ma ei tea, ma võtsin ja panin püsti ja näed, töötab. Mis oli mõnevõrra üllatus, sellepärast, et niimoodi erasektori poolt vaadates tundub, et see XT on mingisugune õudne asi, mis ealeski ei tööta. Aga näe, soomlastel töötas ja päris kiiresti. Mis see rahvusvaheline mõõde teeb, on see, et ta toob väga selgelt üles küsimused, mida meil Eestis väga tihti ei küsita. Et lahendused, mis Eestis töötavad niimoodi, enam-vähem ikka töötavad. Jõudluse ja käideldavuse mõttes. Soomes ei tööta üldse ja Inglismaal päris kindlasti ei tööta. Sest lihtsalt koormused ja mahud on nii palju suuremad.
ja sellest on see kasu, et meil ka Eestis on võimalik natukene tõmmata käima diskussioon selle peale, et mis me siis teeme, et kui meil rahvastikuregister ikkagi öösel kell 3 teeb oma hooldust, aga meil on mingisugused 10 teenused alates uuest autoregistri teenusest, mis nüüd lähipäevil käima läheb, mis tegelikult vajab rahvastikuregistri andmeid, kuidas sa siis saad oma isikud või selle autotehnilise passi kätte või tellitud, kui rahvastikuregister katki on. Mis me teeme? Kui Soome ja UK dimensiooni ei oleks, siis me võib-olla ei küsiks praegu neid küsimusi nagu nii teravalt, aga me küsime ja mõtleme nende asjade peale. Nii et rahvusvaheline dimensioon rahvusvaheliseks dimensiooniks, aga Eesti riik ei ole mitte siin selleks, et brittidele ägedat infotehnoloogia nagu lahendust pakkuda. Meie peamine funktsioon on ikkagi kodaniku teenindada ja vaadata, et Eesti riik nagu toimiks. Nii et sellest rahvusvahelist mõõtmist me võtame endale nii palju, kui saame nagu kasu sisse. Ka nende teemade läbi, mis sealt kaudu üles tulevad. Tänud. Kaks asja, mis me siit siis saime. Üks on see, et RIA ja arhitektid on selleks, et meid toetada. Teid nende süsteemide arengus toetada ja teie käest võib ja pigem isegi nagu peab juba enne seda natukene nõud küsida, sest see know-how on seal olemas. Et see, et andres.kütt@ria.ee on üks selge aadress, kus selle kohta nõu saab, on selge info ja kõik on julgustatud seda tegema. Kindlasti. Ja teiseks on siis nüüd meil see suur pilt enne lõunaga võiks sees olla. Liivi, Reelika, Aet, kes veel, Kalev. Selles osas oleme me sissejuhatuse peale lõunaks sobilikul moel teinud. Suuniseid teil rohkem ei ole. Siis on meil suunised lõunale. Täpne lõunaaeg. Võib-olla, et siis selle lõunaaega võib vaikselt teha ära selle aplausi Saksa ja miks mitte ka Soome maksumaksjatele. Kiitus, Andres, sulle. Aitäh ja jõudu selles uues ametis ja me kohtume täpselt tunni aja pärast kell 13:10 siinsamas. Aitäh teile!